ja me räägime baasgarderoobist ja palun siia Aljona Eesmaa. Nii, tere, kas te jaksate veel? Kas on vaja teha raputuspausi või saame hakkama? Saame hakkama, okei, väga tore. Ma kardan, et ma polegi nii suurel laval veel esinenud, aga proovime hakkama saada. Ja täna on siis teemaks baasgarderoob. Nii, kellele mina tuttav ei ole, siis mina olen Aljona Eesmaa. Ma olen sellise veebiajakirja nagu portail.ee asutaja ja peatoimetaja. Enne seda ma tegelesin pikalt suhtekorraldusega. Ma olin agentuuri Polhem-PR Estonia juht siin Eestis. Sinna kõrvale ma veel jõudsin olla ajakirja Säde sünni juures. Ma olin selle moetoimetaja. Täna ma olen selle kaasautor. Ma olen aktiivne ka sotsiaalmeedias sellise konto all. Ja kui mul tunde päevas üle jääb, siis ma õpetan Eesti Kunstiakadeemias, ma teen stilistikat, ma kirjutan teistele väljaannetele. Natuke teen veel PR-i ja korraldan üritusi ja olen Tallinna loomeinkubaatoris mentor. Aga see kõik ei ole tegelikult täna oluline. See võib olla põhjus, miks just mind täna siia teie ette kutsuti. Aga alustuseks, mis on baasgarderoob? Ma usun, et te kõik olete neid pealkirju näinud. 10 sammu, kuidas luua endale baasgarderoob. Need 10 asja peavad olema iga naise garderoobis. Veel 10 asja. 30 asja, mis peab kõigil garderoobis olema. 40 asja, mis võiksid igal naisel olemas olla. 27, mis sul võiks olla 30-ndates. Need numbrid kõiguvad, aga ma usun, et te olete näinud, te olete nendega kokku puutunud. Me näeme, ise töötan meedia poole pealt, ka mina olen neid artikleid kirjutanud. Need varieeruvad hooajast hooaega, aastast aastasse, olenevalt sellest, mis meil siis aktuaalne nii-öelda on. Ja tavaliselt siis ilustab seda selline beesikas neutraalne pilt ka. Nüüd järgmine slaid on tsitaat Piret Ilveselt. Ma ei teadnud, et ta täna on publikus, nii et ma loodan talle mitte häbi teha. Piret ütles väga hästi, et baasgarderoob on tegelikult isikupäraselt ja reeglite vabalt, sest sina oled see, kes need reeglid teeb, kombineeritud hulk riivaid, millega saab selle omanik minna kõikjale, kuhu tal on vaja. Ja ma tõmbasin alla sõna isikupäraselt, sest tegelikult baasgarderoob, seda on täna kõlanud ka, peab enne kõike sulle ja sinu isikule sobima. Need reeglid teed ka sina. Keegi ei tohi sulle öelda, et neid asju peab olema 10 või 27 või 43. Ja baasgarderoobi mõte on see, et tegelikult oma igapäevased toimetused sa saad sellega ära tehtud. Ideaalis võiksid kõik saada tehtud, aga mõnikord on vaja minna kostüümi peale, nii et siis võib olla natuke keeruliseks minna. Aga kuna täna me oleme rääkinud hästi palju tööstusest ja moesektorist niimoodi üldisemalt, siis ma mõtlesin, et tegelikult olekski hea võib-olla tänane päev lõpetada natuke isiklikumalt läbi enda kogemuse ja võib-olla panna teid mõtlema just selle sama peale, et kuidas teie saaksite siis paremaid valikuid teha. Nii et ma olen siin 15 aastat moeringis toimetanud ja ühel hetkel ma avastasin, et tegelikult minu igapäevastest valikutest ongi saanud üks baasgarderoob. See on see, kuidas mina igapäevaselt riides käin. Te näete siin musta pintsakut, te näete siin valget T-särki, te näete musti pükse, tenniseid, mantel, plätud. See on see, kuidas ma olen kulgenud, ütleme nii, viimasel paaril aastal. Paremalt poolt teine pilt on eelmine aasta Estonian Fashion Festival. Ma ei teadnud, et ma täna tulen samamoodi riides siia kohale. Aga põhimõtteliselt niimoodi ma olen kulgenud viimastel aastatel. Muidugi, kuna ma töötan moevallas, siis ütleme nii, et elu on mulle selga igasuguseid asju toonud. Kollasest roosani naha ja hõbedaste saabasteni. Aga see ei ole minu baas, see ei ole minu garderoob. Jah, ameti tõttu ma aeg-ajalt pean selliseid asju kandma.
aga ütleme niimoodi, et ma ei valiks neid tänasel päeval enda garderoobi, sellepärast et ma võin olla küll moeinimene, aga ma alati ei oskaks neid võib-olla kombineerida, kas omavahel või siis oma olemasolevate asjadega. Nad on võib-olla natuke liiga erilised, et nendega igapäevaselt oma asju ajada, aga see olen mina. Ja kui ma siis nagu sellele baasgarderoobi teemale rohkem mõtlema hakkasin, siis ma avastasin, et see minu baas, mul on seal mustad püksid, mis on 7 aastat vanad. Mul on seal meeste pintsak, mis on 5 aastat vana. Mul on seal 3-aastane mantel. Mul on seal vihmamantel, millel on juba 7 aastat vanust. Üks värskem on üks must kampsun. Valge triiksärk on juba mul 4 aastat vana. Üks linane kleit, millega ma iga suvi käin hommikust õhtuni, on juba 4. suve minuga. Mul on üks ustav käekott, mille parandamisest me siin just Oksana Tanditiga rääkisime, et tegelikult peale 6 aastat seda vajaks. Ja mul on igasuguses erinevas vanuses Birkenstocke. Ja tegelikult need on need asjad, mida ma igapäevaselt kannan, milles ma elan ja millega ma tegelikult hakkama saan. Ja miks ma seda teen? Sest iga ese, mis seal nimekirjas oli, on tegelikult ajatu. Ta on võrdlemisi klassikaline. Ta on mulle hästi istuv. Mugav, sest mulle meeldib, kui mul on mugav oma riietes olla. Lihtsasti kombineeritav omavahel teiste asjadega. Ja enamasti on see must, valge, beige või hall. Ja kui te nüüd võtate selle nimekirja ette, mille mina nii-öelda pooljuhuslikult oma kappi vaadates avastasin, siis tegelikult iga moemeedia väljaanne väidab, et see ongi baasgarderoob. Ja niimoodi ma avastasingi, et mul on see baas juba täiesti olemas. Kõikidega ei pruugi niimoodi alati minna ja kindlasti on inimesi, kelle jaoks on minu riietumisstiil ääretult igav ja üldse mitte inspireeriv. Ja see on okei. Me tuleme tagasi selle isiku sulle sobiva lahenduse juurde. Ja ma usun, et te olete neid pilte näinud, kui teil on baasgarderoob vähegi huvi pakkunud, võib-olla teil ei ole huvi pakkunud, meedia ise söödab teile neid asju ette. Ja enamasti siis ongi, sul on siin valge särk, sul on siin beige mantel, sul on siin teksad, sul on mustad püksid. Et see kõik võiks justkui meil garderoobis olemas olla. Ja siis need nimekirjad ka enamjaolt ikkagi korduvad, et sul peab olema seal T-särk, baasgarderoobis, triiksärk, teksapüksid, pintsak, mantel, kampsun, väike must kleit, seelik, käekott ja mingisugused jalanõud. Et see on see, millest see baasgarderoobi teooria võib-olla siis kunagi alguse sai. Siis ega selles mõttes meedia ja võib-olla ka natuke moekaubandus ei ole rumal. Mõtles, et teeme nimekirja natukene pikemaks. Paneme sinna veel maika, see võiks kõigil olla, nahtagi võiks kõigil olla, kardigan, mitte kampsun, kardigan, siis kõrgekaelusega kampsun, viigipüksid võiksid ka olla, et ikkagi viisakamaks puhuks, retuusid, kui on mitte viisakas, vaid mugav olukord, et see võiks igal naisel kapis olla, igasugused erinevad jalanõud. Me elame Eestis, meil võiks ikkagi suvejupe ja suvemantel olla olemas ja meil võiks ka üks värviline või lilleline kleit isegi olla, et mis sellest mustast väiksest. Teksajakk, pusa, seda nimekirja saabki venitada nii palju, kui moetoimetajal isu on. Ja siis muidugi sinna juurde tulevad veel aksessuaarid, kõrvarõngad, kaelakeed, peakated, päikseprillid, käekell, sallid, kindad, kõike. Ja ma arvan, et see ongi tihtipeale põhjus, miks see baasgarderoobi temaatika inimestel silme eest nii kirjuks võtab ja nii segaseks jääb, et mis siis seal peab olema ja miks peab üks asi olema ja teine ei pea. Kui minu kleit on värviline, kas siis ta ei tohi baas olla ja mis siis toimub. Aga kõige olulisem on selle kõige asja juures ikkagi see, et olenemata sellest, mis sul seal baasgarderoobis olemas on, sa oskad neid asju omavahel kombineerida ja sa oskad neid toimima panna mitte ainult üks asi korraga, vaid 5 oma erineva asjaga. Et see kombineerimisoskus on märksõna number 1
ja selleks ei pea olema stilist või moeharidusega inimene. Et tegelikult Maire tõi väga hea näite, et pane riided selga, tee pilt, vaata, mis toimib, vaata, mis ei toimi. Vaheta püksid seeliku vastu välja, pane teine kampsun, kuidas need omavahel toimivad. Sest selle baasgarderoobi mõte on see, et sul võib olla 10 eset, aga sa peaksid olema võimeline ideaalis tegema 100 erinevat outfit'i, alati ei ole võimalik, aga vähemalt rohkem ja nii sa saad ka oma riietest rohkem ja nii sul tegelikult ei teki vajadust seda garderoobi kogu aeg täiendada, sest sa kogu aeg arvad, et sul ei ole mitte midagi selga panna. Nii, pool on käidud, pool minna veel. Kõige olulisem, baasgarderoobi saadavad kogu aeg igasugused naljakad müüdid ja ma arvan, et see on ka põhjus, miks hästi paljud inimesed nendest baasgarderoobi teemadest eemale hoiavad. Müüt number 1. Baasgarderoob koosneb väga kindlatest asjadest. On neid 10, on neid 12, on neid 27, on neid 43. Kui sinul seda õiget nimekirja ei ole, siis sa isegi ei hakka proovima. Nii et ei, see nimekiri on selline, ikkagi moetoimetajad peavad oma tööd tegema ja peavad millestki kirjutama. Ja siis üks päev on tuju kirjutada 10 asjast, teine päev on tuju kirjutada 23 asjast, on ju? Et arvatakse, et on üks püha nimekiri, mis peab kõigile sobima, aga see kindlasti nii ei ole. Sest et reaalsus on see, et iga naine vajab tegelikult ikkagi ainulaadset baasgarderoobi, mis arvestab tema elustiili, tema töö iseloomuga ja mis rõhutab tema parimaid külgi. Ja isiklik maitse. Kui teile ei meeldi väike must kleit, mul on inimesi, kellel pole garderoobis mitte ühtegi must asja ja relvaähvardusel ka tõenäoliselt ei paneks seda must asja selga. Sul ei pea see must kleit seal olema. Sa ei ole kellegile võlgu, sa ei pea kellegile tõestama, et jah, mul on linnuke kirjas, nüüd mul on hästi ja tehtud. Sina tead oma vajadusi, sina tead oma elustiili, sina tead, kuhu su päev sind viib ja sina oled see, kes otsustab, mis sinu baasgarderoobis toimub. Baasgarderoob peab olema neutraalsetes toonides. Nagu ma ütlesin, hästi paljude ajaks on minu baasgarderoob riietumistiil meeletult igav. See on okei. Baasgarderoob, jah, ta võiks olla praktiline, aga sellegi poolest ei pea olema värviks mustvalge beež. Omavahel võib kombineerida ka pruuni, rohelist, türkiisi. Äkki sulle meeldivad värvid palju rohkem. Ja arvesta ka sellega, mis värvid ja toonid sulle sobivad. Eesmärk on ju see, et sina käid ringi ja sul siis põsed nooruslikult õhetavad, nagu siin on kirjas. Värvigamma võib olla väga-väga lai ja see peab toimima sulle ja see peab tegema sind rõõmsaks. Taaskord, see ei ole mitte kellegile võlgu ja ütlesid, et näed, et minu mantel peab olema beež, sest kuskil keegi kirjutas. Jällegi teema, baasgarderoob või müüt, et baasgarderoobi asjad peavad olema ühevärvilised. Ei pea. See teeb kindlasti elu lihtsamaks, sellepärast et ühevärvilisi esemeid mõningal määral on muidugi lihtsam omavahel kombineerida, aga see neutraalsus võiks tulla pigem siis lõigete ja tegumoodide poole pealt. Ja seesama mustri teema, et on inimesi, kes ei armasta mustreid, kes pelgavad mustreid ja on neid, kellel ei ole absoluutselt probleemi paaritada ruutu ja triipu, lille ja mummu. Loo endal ise, siin on soovitus, et see võiks olla 3 lemmikvärvist, et mulle tuleb see hommikune proua kommentaar meelde, et 3 värvi, et tundub, et tal võib olla mingisugune seos siin materjaliga, mis ma leidsin. Aga kindlasti ei pea. Sina ise lood need reeglid ja sina otsustad oma rahakotiga, oma tegudega, oma valikutega, mis sul garderoobis on ja kui sa tunned end selles hästi, siis seda parem. Baasgarderoobi tooted ei lähe kunagi moest. See on ka üks selline müüt, et ma olen nüüd ühe selle mantli endale ostnud ja nüüd ma pean 15 aastat hambad ristis sellega käima. No mõnikord asjad ikkagi lähevad moest ära. Sinna ei ole midagi teha. Üks asi on muidugi mood üldse, aga teine asi on see, et kui palju sina ise
muutud. Täna mina kannan meeste pintsakut ja ma olen selliseid laiasid pintsakuid kandnud juba aastaid, aga noh, kunagi pidi pintsak ikkagi ilusti kehasse olema ja täna on inimesi, kes samamoodi eelistavad ühte lõiget teisele. Ja kuna me elame maailmas, kus tegelikult mitte keegi enam ei saa aru, mis üldse see mood on, siis võib-olla see on asi, millele tegelikult nii palju tähelepanu ei pea pöörama. Küll aga võib-olla sellest moest kõrvale vaadates võiks mõelda selle peale, et kuidas nende olevate asjade eluiga natukene pikendada. Ja kui ongi, et nööbid on võib-olla sinu meelest moest ära läinud, siis neid saab tegelikult ka vahetada. Ja siin on väga hea soovitus, et kui ikkagi tahad midagi välja vahetada, ei pea igal hooajal, aga võib igal hooajal näiteks üle vaadata, mis sul seal baasgarderoobis toimub, siis kui midagi juurde ostad, võiks tegelikult millestki ka loobuda. Nii, ja müüt, et baasgarderoob koosneb ainult kallitest asjadest. Ei pea. Kui on võimalus, siis seda parem, sellepärast, et meil on programmeeritud, et kallim tähendab paremat kvaliteeti. Tihtipeale see nii on, see alati ei ole. Olulisem on pigem tegelikult ikkagi teadlikkus ja võib-olla ka mitmekülgsus ja siin on ka välja toodud, et sageli võib neid kvaliteetsemaid asju leida hoopiski teise ringi poodidest. Kui on võimalus, siis muidugi võib investeerida hea lõikega mantlisse, hästi istuvatesse teksadesse, aga keegi tegelikult ei tule küsima või sa ei pea kuskil näitama, et see mantel oli mul nii kallis ja see kestis nii kaua. Mul on riidekapis väga mitmeid esemeid ajast, kui mul meeldis võib-olla rohkem kiirmoe brändide juures shopata ja need aastad on 7+ aastat vanad. Et kõik kiirmoe asjad ei lagune peale esimest kandmist ära. Oleneb see, kuidas sa neid hoiad, kuidas sa neid kannad, kuidas sa nendesse suhtud. Nii, ja personaalne stiil on tegelikult see märksõna number 1, mis sulle sobib ja sulle meeldib. Baasgarderoob peaks toetama sinu isiklikku stiili ja ideaalis teeb ka ta sinu elu lihtsamaks ja mugavamaks. Võin öelda, et täna mul on elu väga lihtne, ma ei pea liiga palju mõtlema selle peale, mis ma selga panen, sest enamjaolt need asjad, mis mul ripuvad, sobivad omavahel ja siis on mul tegelikult väga hea lihtsalt haarata, tuju järgi, minna kodunt välja. Ma tean, et need asjad toimivad omavahel, mul on nendes mugav olla ja siis nii ka see päev enesekindlalt ja hästi mööda saadetud saab. Ja mis puudutab moodi ja trende, tsitaat ühelt imeliselt, teismeliselt meie enda riigist. See moevärk on üldse neile, kellel ei ole stiili. Minu parim sõbranna, mina. Me ei suudaks olla erinevamad, aga kuidagi me toimime ja tema baasgarderoob on selline värviline ja minu oma on värvidest väga-väga kaugel. See toimib talle, see toimib mulle ja kõik on õnnelikud. Viimane asi. Kui teile nüüd tundus, et baasgarderoob on päris äge asi, võiks selle asja peale täitsa mõelda. Siis ärge jumala eest minge nüüd koju ja visake kõik oma asju ära, et mul on vaja nüüd nullist ikkagi kokku panna see ideaalne garderoob. See oleks kindlasti suur viga. Nii et alustage sellest, mis teil endal kodus on. Vaadake üle, vaadake, mida te rohkem kannate. Võib-olla sinna on midagi juurde vaja. Ja austage oma riideid, mis teil juba olemas on. Et nende koht võiks olla mitte prügikastis. Et kui te olete selle valiku teinud ja nad koju toonud, et austage ka neid disainerid, kes neid asju teevad. Eelista kvaliteeti, vähenda ja toeta kestlikkust. Küsimusi? Võtsin sinu töö ära. Publiku seas küsimusi. Kõik mõtlevad praegu kapi peale, mis neil on ja mis tuleks välja visata.
aga ma tuleksin päeva alguse juurde tagasi, Aleki juurde, kes ütles, et tegelikult me peaksime üldse vähem nii-öelda brändide järgi jooksma ja tahtma endale kogu aeg uusi asju, aga siin mul jäi küll mulje, et sinul on seal Birkenstockid ja aknekäekott ja et ikkagi need brändid on olulised, et mis see sulle endale tundub, et sinu ja Aleki mõtteviisis on erinev? No selles mõttes, et silm on väga hea ja terav, aga selles mõttes, et mina tihtipeale jah, sul ikkagi elu jooksul kujuneb välja see võib-olla nimekiri, mille poole sa vaatad, aga see on ka välja kujunenud selle tõttu, et sa ühe korra proovid ja siis sa saad aru, et see toode sobib mulle ja see bränd teeb head ja kvaliteetset asja. Ega minul ka see esimene Birkenstocki ost võib-olla liiga kergelt ei tulnud, on ju, et mõned on seal ka natuke kallimad. Et mis see küsimus oli? Mis see mõttemaailma erinevus on, et sina ikkagi ostad neid uusi kingi vahepeal, kuigi maailm põleb, kui tsiteerida Alekit? Mõnikord tuleb ette, aga ma arvan, et see ongi see, et nagu siin eelpool ka esineja mainis, et ma arvan, et täna paljud siin on sellised paranevad shopahoolikud, on ju, et tee oma see järgmine valik natukenegi parem, kui sa enne tegid. Et ma mõistan ka väga hästi seda, et ma olen ise Rakverest, et meil oligi ainult New Yorker, Lindex ja võib-olla veel mingi kiirbränd seal. Ja siis, kui sa olid teismeline, siis sa läksid oma taskurahaga sinna ja sinna see jäi ja see särk 2 eurona sai 2 korda kantud, on ju. Et see tuleb kõik ajaga, see tuleb teadlikkusega ja seepärast me peamegi rääkima nendel teemadel. Mis on väga tore, mis tänasel päeval on juhtunud, et kui mõni aasta tagasi mind kutsuti esinema, tule räägi meie töötajatele trendidest või tule õpeta meie brändi töötajaid, kuidas riideid müüa, et räägi neile, mis on moes, siis täna ma koolitan kollektiive, mis on baasgarderoob. Et kuidas nagu rohkemat saada juba olemasolevatest, et mingi nihe on toimunud ja ma arvan, et täna me oleme siit kõik oma veel klikid kätte saanud, et mida veel teha saab. Mis sa kannad ise, kui on pidulikud üritused? Kas sa leiad ka sealt baasgarderoobist midagi või siis on ikkagi erandjuhtum? Ma leian, tänasel päeval ma leian, et mina olen see musta väikse kleidi usku, kuigi ta on siuke 3/4 pikkusega rohkem, mitte väike. Et ja, mina täna leian ja selles mõttes, et mul ei ole absoluutselt probleemi käia ühe kleidiga 10 üritusel ja seesama, et mis see number oli, et 6 korda saab ese kantud, et ma arvan, et ma siin mõne esemega ma olen kõik rekordid ära purustanud, mis vähegi saab. Et kandke olemasolevaid asju, päriselt ka. Sul oli ka pilte sealt, kus sa oled ikkagi täiesti baasgarderoobi välistes riietes. Mis juhud need siis? Need on pärit ajakirja Säde veergudelt, et kus minu ülesanne oli proovida erinevaid trende ja siis moelaineid ja siis kirjutada, kui hästi või halvasti ma ennast nendes tundsin. Kas sealt midagi tuli sulle su baasgarderoobi ka? Ei, sellest valikust ei tulnud. Aga ma küsiks nüüd, äkki vahepeal on tekkinud mõni julge publikus? Ei ole, kõik ootavad. Nii, väga tore. Tere! Esmalt aitäh väga vahva esitluse eest. Aitäh! Suurepärane. Aga mul selline küsimus või sellised mõtted, et ma mõtlen just naisterahva seisukohalt. Meil on selline roll, et vahepeal saada emaks. Ja mis siis selle baasgarderoobiga saab? Olen saanud emaks vahepeal. Et me oleme siis ennem lapse ootele jäämist ühes vormis, siis lapseootel me oleme hoopis teises vormis. Peale lapse sündimist oleme me 3. vormis ja siis mõne aasta pärast juba 4. vormis ja siis tuleb uus laps ja nii edasi. See ongi see, kuidas su elustiil... Päris keeruline. Soovitan mustriretuuse varuda. Ja üle meeste härra garderoobist võib-olla särki lainata vahepeal. Et saab hakkama küll ja oversized riided alati toetavad kõiki neid rasedusperioode ka väga, väga hästi. Et jällegi see oleneb sinu elustiilist, et näiteks minu garderoobi tekkisid COVID-i ajal, mis sattus minu värskeks emaks saamise ajaga kokku, väga palju näiteks termoriideid. Et ikkagi varem ma ei tundnud vajadust selle järgi, aga nüüd kui ikkagi külmetad seal mänguväljaku pingi peal, siis ikkagi on nagu vaja. Et vajadus, et mis sul tegelikult päriselt vaja on ja see on okei, et me muutume erinevates eluetappides. Käib asja juurde.
ehk ei peaks tundma ennast süüdi, kui on vaja siis ei. Me just nägime, kui palju võimalusi on, et kui sa tunned, et need riided enam sind ei teeni tänasel päeval, et meil saab siin müüa, meil saab vahetada, ümber teha. Et Svetale viia Sveta Agurejeva teeb. Ei ole Anna Järgia, vaid Agurejeva. Aga kui tihti sa ikkagi, või kuidas sa otsustad, et no nüüd oleks see asi aeg välja vahetada, mis sa selle asjaga siis teed? No minul on nüüd selles mõttes, mu laps on nüüd 5, et kui ma näen, et mul on garderoobis ese, mida ma pole kandnud tema sünnist alates, siis ma mõtlen, et sellel vist oleks aeg minna. Et mul on nagu selline ja mina kasutan jagaplatvormi, et selles mõttes väga mugav viis müüa esemeid, mis on heas korras, aga mis võib-olla lihtsalt ei teeni sind enam ja siis saad garderoobi ruumi ja saad natuke lisarahaga teenida. Kuidas lapse riietamisega on? Kas tal on ka baasgarderoob? Tal oli sinnamaani, kuni ta läks lasteaeda ja siis läks kõik allamäge. Mina olen kimpus sellega, et vanaema ostab talle nii palju asju, et ma ei peagi midagi ostma. Ja need vanaema valikud on alati väga lõbusad ja huvitavad ja eriti kui on slaavi vanaema, siis on veel eriti huvitav. Palju värve ja sädelust kindlasti. Ja.